Tere tulemast, hea kuulaja. Mul on tõeliselt hea meel, et oled täna siin. Mina olen Kerli Siimenson, MTÜ Fookuspunkt kaasasutaja. Fookuspunkt sündis ühest väga isiklikust kogemusest ja soovist luua koht, kus sõltuvusest ja kaassõltuvusest saaks rääkida ilma häbi, hukkamõistu ja sildistamiseta. Ma usun, et muutus algab sellest, kui inimene tunneb, et ta ei ole oma murega üksi. Täna on meil külas inimene, kes on otsustanud rääkida ühest väga isiklikust ja valusast eluetapist. Mitte selleks, et minevikku õigustada, mitte selleks, et sensatsiooni luua, vaid selleks, et anda teistele lootust ja võib-olla aidata kellelgi märgata ohumärke enne, kui sõltuvus tema elu täielikult üle võtab. Enamik meist tunneb Märt Avandit armastatud näitleja, saatejuhi ja avaliku elu tegelasena. Täna aga kohtume eelkõige inimesega, kes on pidanud võitlust sõltuvusega, kes on leidnud tee taastumiseni ja kes on otsustanud täna oma kogemust jagada. Tänase vestluse pealkiri on Sõltuvus ei teki tühjale kohale ja ma usun, et see üks lause võtab väga hästi kokku selle, millest me täna rääkima hakkame. Märt, aitäh, et võtsid meie kutse vastu ja mul on siiralt hea meel, et oled täna siin. Tere Ei tulemast. ole tänu väärt. Jaa, rõõmuga. Tänaseks sa oled oma lugu rääkinud juba väga mitmeid kordi ka koolides. Räägi, miks sa oled otsustanud seda teha? Miks sa jagad oma isiklikku ja niivõrd valusat lugu? Ma jagan seda sellepärast, ütleme, kui me proovime selle lühidalt kokku võtta, et teadvustada sõltuvust haigusena. Et meil on selle ühiskonnas on endiselt alkoholisõltuvusega võib-olla natukene vähem, aga narkosõltuvusega oluliselt rohkem selliseid vale arusaamu. Ja haigusena käsitlemine on endiselt veel kuidagi võõras meil ühiskonnas. Ja seda, see on paradigma muutus, mida ma üritan teha ja vähemalt sellele kaasa aidata. Ja see võtab aega ja see on visaprotsess, aga ma olen optimistlik ja ma usun, et see on tulemuslik ja kuna ma olen tõesti koolides väga palju käinud rääkinud, ikka 10 kordi, siis ma näen rõõmuga, et noorte inimeste seas see arusaam sõltuvusest on palju adekvaatsem kui, ütleme, minuvanuste või vanemate inimeste puhul. Siis peamiselt narkosõltuvust pean ma silmas. Alkoholisõltuvus on meil ühiskonnas juba ammu tuntud teema, aga narkosõltuvus on miski, mis hirmutab, on tundmatu ja seega tekitab vale arusaamu. Et see on see põhjus, miks ma eelkõige sellega tegelen ja ütleme ka sellest seisukohast on see oluline, et kui mina olen suutnud sellest vabaneda, ma alati teen tõi-kopp, sest et sõltlane ei tohiks liiga tõsikindlalt ja mustvalgelt selliseid väiteid esitada, et ma olen vabanenud. Sõltuvus on väga, väga raske haigus ja sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt ka siis, kui sa oled aastaid vaba olnud oma sõltuvusest. Seega ma ei võta suud täis ja alati, kui ma midagi tõsikindlalt väidan, siis ma alati sülitan üle 3 korda ja koputan lauale, kuigi ma ei ole ebausklik. Ja kuna ma olen sellest vaba olnud juba ikkagi päris tükk aega, kokaiinisõltuvusest siis ligi 4 aastat ja alkoholiga on ka juba päris alkoholisõltuvusest juba rohkemgi aastaid, siis ma leian, et on mõistlik ka midagi tagasi anda, sest et see vabanemine on väga suur ja ma olen selle üle äärmiselt tänulik. See on nagu teine põhjus ja neid põhjuseid on muidugi veel, aga sellest võibki rääkima jääda, nii et sa võid küsida rahulikult järgmise küsimuse. Kuidas see algas, et
et kuidas see, ma mõtlen nüüd mitte otseselt sõltuvus, aga üldse see esimene tarvitamine, et kas sa mäletad võib-olla veel mingit esimest korda, kui sa alkoholi proovisid Mhm. või suitsetasid või midagi muud, et Jah, kuidas? mäletan küll ja noh, ongi, tuleb siis ära öelda, et mitte sõltuvusest ma ei räägi, vaid sõltuvustest, sest et mul on neid 3. Ma olen suitsetaja ja ma olen endiselt suitsetaja. Sellest pahest ma veel loobuda pole suutnud, ma olen noh, mõned lühikesed perioodid olnud suitsuvaba ka. Aga noh, see pahe on mul veel küljes ja tegelikult peamiselt sellepärast, et see mulle meeldib. Ja ma tean, et ega ta ilus ei ole avalikult niimoodi öelda, eriti tänapäeva ühiskonnas, aga ma leian, et ma ütlen seda siiski, sest et üks sellise kohtumise põhimõtteid, nagu meil täna siin on, peab olema see, et me oleme kristalselt ausad ja räägime avatud lahtiste kaartidega, vastasel juhul on selle kohtumise väärtus palju väiksem, kui ta võiks olla, nii et selles kontekstis ma ütlen sulle ka, Kerli, et küsi neid küsimusi, mida sa kindlasti küsida tahad ja ära ole minu vastu lugupidav ega viisakas. Sest et siis me jõuame asja tuumani ja mina omalt poolt luban, et mina ei räägi ennast ilusamaks, vaid vastan su küsimustele ausalt ka siis, kui see natuke haiget teeb. Siis on sellel asjal kõige rohkem mõtet. Nii et seetõttu ma ütlen julgelt välja, et suitsetamisest ma ei ole loobunud sellepärast, et see mulle meeldib. Aga no küll ma sellest ka ühel hetkel vabaks saan, see on nendest 3 sõltuvusest kindlasti kõige lihtsam, kaugelt kõige lihtsam. Kokaiinisõltuvuse ja alkoholisõltuvuse kõrval. Aga alkoholi ma proovisin esimest korda kuskil, kui ma olin 14 või 15 ja ma mäletan väga hästi, et see meeldis mulle kohe. See oli kuskil, ma olen Raplast pärit ja see oli kuskil Rapla Tammemäe kontserdil, kus ma siis mingi gin long drink ilmselt ma jõin ja see hakkas mulle pähe ja see tunne oli äärmiselt meeldiv, seda ma mäletan hästi, et mulle see kohe muutus sümpaatseks, ega loomulikult 14-aastane inimene ei oska sellest veel kurjakuulutavaid järeldusi teha. See on kõik tagantjärele tarkus, aga mul kahtlemata on see nii nimetatud sõltuvusgeen. See on selline rahvakeelne termin, aga üldiselt kasutatav ka psühhiaatrite hulgas. Noh, sellist geeni tegelikkuses muidugi ei eksisteeri, aga noh, see on siis mõiste, mis tähendab seda, et sul on tugev soodumus sõltuvusteks ja see on mul kahtlemata olemas, selles pole mingisugust ma olen seda korduvalt tõestanud jah, mitmekihiliselt. Kas nii noorena, seal 14-aastasena võib-olla see andis ka siis julgust juurde või? Andis jaa. Eks 14-15-aastane poiss on oma pubeka eas ikka ju ebakindel ja maadleb oma hirmude ja kompleksidega tugevasti loomulikult. Ja siis, kui sul on väike kilk peas, siis sa oled ju maailma naba või vähemalt sellele lähedal. Nii et see on äärmiselt meeldiv kogemus, muidugi. Kuigi jälle, noh, ikkagi selle sõltuvusgeeni juurde tagasi tulles selle mõiste juurde, et ega mõnele see niimoodi ei mõju nagu mulle ja paljudele ei mõju. Nii nagu ma räägin ka koolides lastele, et kahjuks on niimoodi, et selle proovimise tulemusena noh, ühesõnaga keegi meist ei tea, kas tal on see soodumus tugevam või nõrgem või üldse mitte sõltuvuseks, aga sa saad seda kahjuks teada siis, kui sa oled juba proovinud ja siis mõnede meie hulgast puhul võib olla hiljavõitu. Et kokaiiniga oli see erakordselt tugevalt tõestatud, sellepärast et noh, sinu küsimuse juurde tagasi tulles, et millal ma esimest korda proovisin, et kokaiini puhul oli see mõju täpselt samasugune nagu alkoholi esimest korda proovides, lihtsalt palju hilisemas eas. Ma olin siis üle 30, aga samamoodi ja veel palju tugevamalt kui alkoholi puhul tundsin ma peale esimest tarvitamist, et see on üks väga hea asi. Ja ma tahan seda kindlasti veel. Sel hetkel ei osanud ma muidugi anda sellele sõltuvuse mõõdet, aga tegelikkuses ma väidan, ja see on nüüd oluline väide selles mõttes, et lükata ümber igasugused müüdid ja vale arusaamised selle koha pealt, et esimesest korrast ei juhtu mitte midagi ja noh, proovida ikka võib.
mina väidan enda kogemusele tuginedes, et minust sai kokaiinisõltlane peale esimest tarvitamist. Nagu ma ütlesin, ma sel hetkel ei andnud sellist mõõdet sellele ja ei osanud seda nii jällegi kurjakuulutavalt näha. Aga tagantjärele hinnates ma mäletan seda väga hästi ja ma teadsin, et ma tahan seda kindlasti veel. Siis esimese ja teise korra vahel oli päris pikk paus, võib-olla paar kuud, aga tegelikult oli see esimene kokaiini tarvitamise kogemus mul kuklas kummitamas kogu aeg, mis tegelikult tähendabki sõltuvuse alget, kui see mõte tuleb lühema või pikema keeruga sinu pähe tagasi ja ei kao sealt ära. See ongi ju tegelikult see sõltuvuse selline saatanlik olemus ja niimoodi ta pihta hakkabki. Kui lihtne on üldse saada ligi sellistele ainetele? Näiteks tänapäeval hakkavad noored palju varem juba katsetama. Ja. Kui lihtne neil on kätte saada neid aineid? Väga lihtne. Ma arvan, et siin kuulajate hulgas on, kui päris eluvõõreid inimesi ei ole, siis kõik teavad tegelikult, et see on väga lihtne. Sest et ütleme nii, ma küsin alati koolides selline küsimus alustuseks on mul tavaliselt, et jääd sulatada, et kui te tahaksite praegu saada amfetamiini, siis kui kiiresti see teil käiks, siis see küsimus mõnevõrra ehmatab noori ja lapsi, aga kui ma lisan sinna juurde, et ma ei anna mingeid hinnanguid ja ma ei loe teile moraali, siis ma lihtsalt mind huvi pärast küsin. Kuna ma olen käinud väga erinevates koolides, nii Tallinnas kui Tartus, kui Pärnus, aga ka väiksemates kohtades, palju väiksemates kohtades. Ja see vahe, ütleme Tallinna ja mõne pisema koha vahel ei olegi nii väga suur. Ütleme, et Tallinnas see vastus tuleb tavaliselt umbes 15 minutit ja see ongi adekvaatne muide. Eriti suuremas kohas, aga väiksemas kohas on see aeg võib-olla mõnikord samasugune, võib-olla pool tundi, võib-olla 45 minutit, aga see kättesaadavus ei ole mingi probleem, kahjuks. Ja kõikide ainete puhul. Kõikide nüüd on, ma täpselt ei tea, aga suurema osa ainete puhul, nende puhul, mis on probleemiks meil ühiskonnas ja noorte seas, siis selle kättesaadavus on kahjuks väga hea, lausa suurepärane. Ja minul oma kogemusest, mul oli diilereid mitu tükki. Oli Tallinnas ja siis lõpus ka Pärnus lõpupoole, siis kui asi läks juba ikkagi päris kehvaks, siis oli ikkagi Pärnus ka juba. Ja see käis kähku 10-15 minutit, olenevalt diileri asukohast, aga see oli lihtne. Kust maalt sinu arvates läheb see piir, et millal sa oled lihtsalt tarvitaja või see on mingi mõnus harjumus nädalavahetustel või kord kuus või kus see piir läheb, et see muutub nagu saab öelda, et see on juba sõltuvus välja kujunenud ja kuidas sinu jaoks näiteks see siis sõltuvuseks välja kujunes? Ja. Ma väidan, et see sama, millest ma natuke aega tagasi juttu tegin, et kui see mõte keerleb sul peas, et olenemata sellest, et kas sa oled selline pühapäeva tarvitaja või siis juba regulaarne, mis on juba tugeva sõltuvuse tunnus, siis kui see mõte sul tegelikult vähemalt korra peas keerleb, et kas võiks täna õhtul või ei peaks täna õhtul või päeval, reeglina küll õhtul, eks ju, kui me räägime seal võib-olla veinist või ei ole tähtis, mis ainega tegu. Et kui mul see dilemma juba seal peas keerleb vähemalt korra päevas, siis ma väidan, et on mõtlemise koht. Kui see asi muutub juba kinnisideeks, siis on ilmselge, et tegu on sõltuvusega, kuigi ega sõltlane seda endale tunnistada ei taha, sest et see on väga, väga valus teadvustamine. Ütleme niimoodi, et sõltlane oskab valetada teistele suurepäraselt, sõltlane on parim valetaja maailmas. Ta on tõesti selles väga meisterlik ja ta oskab ka endale valetada, aga mõned sellised hetked, mis sind tabavad, kui sa tõesti teadvustad endale. Kui ma olin kokaiiniküüsis 10 aastat, siis need hetked, kui ma tõepoolest
teadvustasin endale, et ma olen selle aine ori ja see juhib mind ja mina ei juhi oma elu. See on päris vastik koht, kus olla. See on päris jube koht, sest et seal tekib hirm ja pikemas perspektiivis tekkis ka surmahirm. Nii et see on väga, väga valus koht, kus olla, mistõttu me valetame endale, et hoida ennast vähegi vaimses tasakaalus. Nii et jälle tulles su küsimuse juurde tagasi, lühike vastus on see, et kui see mõte sul keerleb vähemalt korra peas, siis ma leian, et on mõtlemise koht. Ja minul ta hakkas jah, tõesti, nagu ma ütlesin, mis puudutab kokaiinisõltuvust, sest see on kõige keerulisem minu jaoks olnud. Kõige raskem ja kõige rohkem hirmu, stressi ja kõike muud otse öeldud sitta ja vilet tekitanud sõltuvus. Alkoholisõltuvus on ka olnud väga keeruline ja tekitanud väga palju paksu pahandust minule endale ja minu lähedastele. Aga kokaiiniga seoses oli see mõte mul juba peale esimest tarvitamist, ütleme, aasta hiljem olin ma ikkagi selgelt sõltlane, väga juba tugev sõltlane, siis oli mul juba diiler ja rohkem. Nii et see käis võrdlemisi kähku, aga jah, kordan veel, et sõltuvus tegelikkuses, ilma et ma oleksin endale sellest aru andnud, algas juba peale esimest tarvitamist. Kui tihe lõpuks see tarvitamine oli siis, et igal hetkel siis vabal ajal ja tööajal ja igal ajal võis ette tulla seda või? Jaa, võis tulla jah, et lõpupoole päris lõpus oli minu selline mitte päris igapäevane kogus. Kokaiini oli 4 grammi, aga need olid kõige kehvemad ajad. See 4 grammi on väga suur kogus, kes teab, see on väga suur kogus. Ütleme nii, head kraami 3 grammi, kehva kraami 4 grammi, sest et keha tolerantsus selle vaine suhtes, eriti kokaiini suhtes, tekib väga kiiresti. Juba pärast 10. korda, tarvitamiskorda on vaja suuremat kogust, isegi võib-olla peale 7. Ma ei ole nüüd sellest statistikas nii kodus, aga igal juhul väga kiiresti tekib see. Tolerantsus kehas niimoodi, et ta vajab rohkem, et saada sama laksu. Nii et lõpupoole siis kuskil seal 10 aasta lõpuperioodis oli minu kogus 4 grammi päevas, kui oli kehv kraam. See tähendas seda, et kõigepealt esimese hooga ma tõmbasin endale 4 paksu triipu ninna, et üldse midagi tunda. Aga seda kaifi ta muidugi enam ammu ei tekitanud, mis ta tekitas alguses, aga sellegi poolest tõmbasin ma seda sodi endale ninna teades, et ta ei mõju, aga see ongi see sõltuvuse üks saatanlikest pooltest, et sa oled nii suur ori, et sa mõistusega saad aru küll, et see ei toimi, aga teed seda ikka, sest et see on lihtsalt paratamatus. Jah, ja siis sa teed veel seda kokteili ka, et mis on selle sõltuvuse kohutav ja väga traagiline pool on see, et sa tegelikult mängid oma eluga. Et see, miks ma juba meeleheites lõpuks otsisin abi siit ja sealt poolt ja lõpuks siis leidsin sealt kohast, sellest võib hiljem rääkida, et kust ja mismoodi, aga ma tegin sellist kokteili, et ma tõmbasin sisuliselt 1 grammi umbes tunni ajaga oli see mul otsas, mis lõpupoole siis ja mis tekitas kokaiini pohmelli. Jällegi, kes teab, see on päris jäle koht, kus olla, ta on selline talumatu ärevus, on kokaiini pohmell. Tahaks küntega seina kraapida. See on päris vastik tunne, sa ei saa asu, ei istudes ega astudes. Mis tähendab ka mingisuguseid neid hallutsinatsioone ja nägemusi või? Hakkasin hääli kuulma. Hallutsinatsioone ma ei näinud, aga kuulsin jah. Ütleme, et hakkasin, sellised paranoiad tekivad. Mis tähendas, et see on talumatu tunne ja siis ma tõmbasin selle rahustite või unerohtudega alla. Niimoodi, et lõpupoole jälle need kogused olid väga suured, niimoodi, et ma tegin selle grammi ära, siis üsna kiiresti tekkis see kohutav ärevus, kokaiini pohmell, mille ma tõmbasin umbes 2-3 somnolsi või imovane tabletiga maha. Sellepärast, et see oli nii õudne koht, kus olla.
ja kui ma olin siis rahunenud sellises uimas, siis ma hakkasin otsast peale 1 päeva jooksul. Tõmbasin ennast jälle täiesti sellesse kohta ja tõmbasin uuesti selle maha. Ja niimoodi see pendeldas, kui see 4 grammi, näiteks halvematel hetkedel siis 4 grammi kuskil öö jooksul oli otsas ja siis ma surusin veel nende tablettidega ennast magama. Ja ma mäletan neid kordi küll, kus ma olen lõpuks ma tegin aga oma kodus, sest et ma küll aastate jooksul suutsin nii palju ennast talitseda, et ma hoidsin selle kokaiini tarvitamise kodust eemal, et kui ma elan Pärnus ja käisin Tallinnas, siis või kuskil mujal tööl, siis ma suutsin selle kodust veel enam-vähem eemal hoida, kuigi ka jälle väikeste eranditega, aga lõpupoole ei suutnud enam üldse, mis tähendas seda, et ma olin öösel kuskil kella 3-4 ajal niimoodi värisesin diivani otsa peal ja süda tegi niimoodi peksis rütmist välja kohutava kiirusega ja siis jälle aeglaselt ja kuna kokaiini surm seisneb kas infarktis või insuldis reeglina, et selle kätte siis surrakse. Et ma ise väidan oma kogemusele toetudes, et ma olin nii lähedal sellele kõigele ja mitu korda. Mul ei ole seda küll kardioloogi kinnitust sellele, aga kui ma ühe kardioloogi olen konsulteerinud, siis ütles, et jah, see võib niimoodi olla küll. Ega seda tagantjärel tõestada on keeruline, aga see tunne oli see ja teades kokaiini surma, milles see seisneb, siis ega siin, see on 1+1 mulle tundub. Seega, nendel hetkedel ma tõotasin endale kuskil seal 3 ja 4 ajal öösel, et mitte kunagi enam Märt, sest et mul on lapsed, mul oli pere ja ometigi, kuhu ma nüüd tahtsin jõuda, et see traagiline pool selle sõltuvusorjuse juures on see, et sa ei löö risti ette mitte millegi ees, et sa võidki ära surra. Teades, mis juhtub siis, kui sa kaod, on ju, sest et mul on väiksed lapsed, siis väiksemad, kui nad on praegu. Ja olenemata sellest, et ma selle kella 3-4 ajal seal värisedes tõotasin endale, et mitte kunagi enam, siis järgmisel hommikul üles ärgates olin ma võimeline uuesti alustama ja tegema täpselt sama asja uuesti läbi. See on see sõltuvuse orjuse mõõde või sügavus, et kuhu sa oled võimeline langema või vajuma, kui sügavale sohu. Nii et jällegi nüüd tulles selle jutu üsna alguse juurde tagasi, et kuna mind on sellest päästetud, sellisest ja ma olen jäänud ellu, siis ma leian, et vähim, mida ma teha saan, on natuke tagasi anda. Ja kui minu jutt kellelegi natukenegi lootust annab või ajendab otsima abi, siis on kõik hästi. Ja siis ma teen seda rõõmuga, see ei võta mul tükki küljest, see ei ole keeruline. Aga selgita mulle või võib-olla veel mõnele põhikule nagu mina, kes ei ole proovinud, et mis tunde see kokaiin tekitab, et miks seda nii, miks see sõltuvus tekib, mis ta annab sulle? Ta tekitab eufooria tunde, sellise kõikvõimsa tunde, kui kokaiini selline peamine mõju. Sa muutud väga rõõmsameelseks, väga jutukaks, väga empaatiliseks, sa huvitud kõigest ja kõigist ja see kõik, kogu maailm tundub värviline, ilus, põnev, kõik inimesed tunduvad nii ilusad ja toredad ja sa eelkõige sina ise tundud endale nii lahe ja äge mees. Kuigi see on ebaadekvaatne jällegi, tuleb märkida, et tegelikkuses selles kokaiini uimas olles sulle tundub tõesti, et sa oled vaimukas, sa oled lahe, sa suudad kõike, sul on nii head ideed, siis tegelikkuses on see muidugi nihkes. Sa oled endas tegelikkuses oluliselt kehvem versioon. Sulle endale tundub, et sa oled kõvasti parem versioon. Aga aja möödudes ma hakkasin tegelikult tabama seda, et see on, kui ebaadekvaatne see on. Sest et inimesed hakkavad märkama seda. Ja inimesed, kes ei tea, ei oska seda lugeda, kokaiinisõltuvust, saavad aru, et Märdiga on midagi valesti nendel hetkedel. Et ta nagu on
tema ise ja nagu ei ole ka. Inimesed, kes tunnevad kokaiinisõltuvuse tundemärke, nemad nägid selle läbi. Aga inimesed, kes ei teadnud ja ma nägin nende silmist tihtipeale seda, et Märdi naljad või kuidagi naljad muutuvad selliseks natuke labasevõitu muide. Ta kuidagi pingutab üle kuskilt otsast, ta tahab olla lahe või midagi ta teeb, ta ei ole tema ise ja see tekitab jälle inimestes ettevaatlikkust ja mingisugust, kui see toimub nii pika aja jooksul nagu minu puhul ja nii tihti, mida aeg edasi seda tihemini, siis sa tegelikult mängid ennast maha, kuigi sa tundud endale väga nagu pooljumal. Aga tegelikkuses on see risti vastupidine tee. Et see on see, mida ta tekitab. Kokaiin tekitab eufooriat ja sellist suurt rõõmu, ütleme siis väga üldistatult. Ja nagu ma ütlesin, eks ole, või selle tänase kohtumise pealkiri on, et sõltuvus ei teki tühjale kohale, siis ega ma olin sellele kokaiinile, eelkõige kokaiinile, alkohol oli siis juba, alkoholisõltuvus oli selleks hetkeks juba tekkinud, kui kokaiinisõltuvus sinna juurde tuli. Ma olin kokaiinile väga lihtne saak, see on selle sõltuvusgeeni kõrval sõltuvusse langemise üks põhilisi tegureid, elusündmused. Et kui see algas siis, kui minu poeg Albert jäi haigeks ja suri ja siis enne Albertit suri ka minu isa ja üsna kiiresti peale Albertit suri ka minu ema. Niimoodi, et selle 3 aasta jooksul olid 3 surma niimoodi järjest. Ja sel ajal see esimene kokaiinitriip mul ninna läks ja kui sa oled sellises seisus, et kogu maailm on hall ja eluisu on võrdlemisi väike ja siis kokaiinitriip teeb 10-15 sekundiga elu jälle ilusaks, küll ainult 30 minutiks, sest see on kokaiini selle laksu mõjuaeg. Sellele vaatamata, värvid tulid tagasi, sa tunned selleks pooleks tunniks, et kõik on hästi, sa saad hakkama, Märt, kõik on lootusrikas ja pole hullu midagi. Siis ma väidan, et siit isegi imelik oleks, kui ma poleks sõltuvusse jäänud, väidan ma. Kui ma oleks vähegi sellele andnud kui mul oleks need teadmised, mis mul on praegu, et kuhu see viib, siis ma ehk oleks suutnud sellest ka eemal hoida, kuigi võib-olla ka mitte. Sest et kokaiinisõltuvus on vaimne sõltuvus eelkõige, aga ta on väga tugev. Minu puhul ikkagi täitsa uskumatult tugev. Nii et ehk siis vastus on see, et ta tekitab suurt eufooriat ja rõõmu ja kui sa oled väga kehvas kohas oma elus, siis oled sa kokaiinile väga lihtne saak. Lihtsalt. Nii lihtne see ongi. Ja selle järgi siis võib lähedase puhul aru saada, et ta on kuidagi käitub teistmoodi ja eufooriliselt või on veel mingid sellised asju, mille järgi võib aru saada? On füüsilised tundemärgid see, et su silmapupillid suurenevad ja su silm muutub selliseks vesiseks ja häguseks natuke. Et need on sellised välised tundemärgid ja ka seesama eufooria ja selline teatav nagu üle elu suur on olek. See on jah tundemärk küll, aga seda ikkagi vilunud kokaiini tarvitaja tegelikult õpib ka natukene varjama. Selles mõttes, et ma saan aru, et mul on praegu see maailmanaba tunne ja see laks on nii tugev, siis ma natukene õpin seda varjama, et teised aru ei saaks. Nii et tegelikult on seda tihtipeale ka keeruline näha. Mis on ilmsem tunnus on juba kokaiini pohmell. Selles mõttes, et kui see pohmelli faas tekib, siis sa muutud väga selliseks nagu närviliseks ja sa ei saa asu ja muuseas ka mõte ja ka kõne halvemal juhul, kui pohmell on sügavam, muutub katkendlikuks. Su mõte ei liigu hästi ja su kõne muutub natukene nagu selliseks katkendlikuks ja selline tohutu ärevus on. Ja see on ikkagi märgata, seda naljalt ei varja. Et seda hakkas minu...
pidid siis kodust ära minema selleks või kuskile eralduma, kui see nagu toimus? Jah, oligi niimoodi ja, et ma tegin seda nii palju, kui ma üksi olin, nii palju ma siis ma ikkagi alati kasutasin need olukorrad ära. Aga noh, kuna sõltuvus ikkagi võttis tasapisi võimust aina tugevamal moel, siis ega noh, ma ei olnud ainult üksi tihtipeale ja neid märkajaid oli küll. Ja minu eksabikaasa Liisu märkas seda ka. Ja jällegi ta ei osanud ka sellele alguses nime anda, kuna ta tundis ja tunneb mind väga hästi, siis ta sai aru küll, ma nägin ta näost, et ta saab aru, et midagi on valesti, et midagi on teistmoodi, neid kordi oli palju ja eks ma mingil hetkel tunnistasin talle ka, mis asi see on, lootuses, naiivses lootuses, et see ülestunnistus annab siis mulle kuidagi sillutab tee sellest vabanemisele, aga tegelikult see on lollilohutus selles mõttes, et see oli väga naiivne soov, aga see oli juba teatavas meeleheites, et ütleme, et kui sõltuvus oli kestnud 5 aastat, siis ma tunnistasin Liisule üles küll, et selline probleem on mul selle alkoholi kõrval. Ja ta oli väga hell, väga toetav, sest ta lihtsalt on tark inimene ja minu poolt. Ja siis oligi 6 aega pausi, aga siis tuli kõik raginal tagasi ja suurema hooga kui enne. Selles mõttes, et ega siis ma tahangi jõuda ühe olulise asjani sõltuvuse juures, et tahtejõust mina väidan oma kogemuse põhjal ei piisa. Sa võid olla nii tahtejõuline, nii tugev ja nii kõva mees, kui sa vähegi oled maailmas maailma meister tahtejõus ja see ei aita sind sõltuvusest vabaneda. Sõltuvusest vabanemiseks on vaja abi. Neid abinõusid on, kokaiini puhul mitte selliseid mustvalgeid ja kindlasti toimivaid, aga neid on. Tahtejõud on muidugi väga oluline, erakordselt oluline aspekt asja juures. Sa pead väga tahtma ja kõigest jõust tahtma, aga väline abi on vajalik. Et selle müüdi ma oma kogemusele tuginedes küll ka murraksin, et kui sa oled, ikka kui sa väga tahad, siis sa saad lahti. See minu jaoks on sama rumal väide, kui öelda depressiooni põdevale inimesele, et mõtle rõõmsaid mõtteid. See on sama rumal. Jah. Sellele me vist juba saime vastuse, et millised need hetked olid elus, mis süvendasid seda sõltuvuskäitumist, aga samas just sinu puhul nende traagiliste hetkede järel nagu tekkiski see sõltuvus. Jah. See oli pigem niipidi. Niimoodi jah. Ja jällegi selle 10 aasta jooksul tegelikult nii kummaline, kui see ka pole, et ma selle sees olles ma ei osanud seda päris ilmset, tegelikult täiesti ilmset seost nende surmade ja selle sõltuvuse süvenemise ja sõltuvuse tekkimise ja ka süvenemise vahel tegelikult teha. Et see on kummaline ka, mis sõltlase aju teeb, et sa ei tee seda 1+1 tehet ära. Et see toimus ikkagi tagantjärele. Ja sõltuvusest vabanemise üks pahupool, et see vabanemise tunne on väga suur, sest et sõltlase elu on paras põrgu, seal on nii palju hirme, see orjus on mõõtmatu ja kui sa sellest vabaned, siis see on tõesti nagu oleks üksikkongist ja ahelatest vabanenud. Ma arvan, et see paralleel on adekvaatne, ma ei ole küll üksikkongis olnud veetnud aastaid, aga ma arvan, et see on ja siis juhtub see, et kõik see otse öeldes pask, mille pärast see sõltuvus tekkis, tuleb üles, sest ega see kuskil ära kadunud ei ole. See on vaiba alla lükatud selleks ajaks sõltuvuse perioodiks. Ja kui see sõltuvus lõpuks on seljatatud, siis tuleb kõik see pahn üles, mis varem on vaiba alla lükatud. Ja siis ma tegelesin ka sellega. Ja tegelen tegelikult jõudumööda siiamaani. Siis oli äge psühhiaater ja kes mind aitas ja ka tegelikult nõrgemapoolsed antidepressandid, mis ka mind selles mingisuguse vaimse tasakaalu aitasid jälle uuesti
uuesti tekitada, aga nii kummaline kui see ka pole jah, et olenemata sellest, kui palju aega on möödas, et ütleme nendest surmadest oli juba 10 aastat möödas ja mõnes mõttes see leinamata lein, eriti ema puhul, et siis ma lihtsalt ei jaksanud enam. Kui ema suri, siis oli neid surmasid juba olnud ja mul oli kuidagi jõud lihtsalt nii otsas, et see ema lein on võib-olla siiamaani natukene leinamata aga sellega tuleb tegeleda, see ka jällegi üleskutse inimestele, kes kuidagi ka peavad leinaga tegelema, et ega lein ära ei kao. Kui see leinamata jääb, siis mingitel põhjustel või vaiba alla lükatakse, siis ta ei kao ära kuskil, et sellega see kõik tuleb läbida ja lihtsalt tuleb isegi, kui väga valus ja halb on. Aga see on kõik seda väärt sellegi poolest, ma mõtlen, see vabanemise moment, et on sellegi poolest ikkagi paradiisi ja põrgu võrdlus on siin adekvaatne, et enne oli põrgu, nüüd on paradiis ja see ei ole liialdus või see ei ole liiga suured sõnad. Kas sa oled nõus selle väitega, et kui ühest sõltuvusest saad lahti, siis asendub järgmisega? Jah, kui sa midagi enda sees ära ei muuda, et siis see nagu jääb kestma? Jah, olen ikka jah, sest et ütleme niimoodi, et kui ma olen alkoholisõltuvusega, minul on ampull, mis puudutab alkoholisõltuvusest alkoholist eemale hoidmiseks, olen mina ampullimees, nii nagu öeldakse. Ja minu puhul ampull töötab. Ampull, kes ei tea, on selline rahvakeelne termin ühele preparaadile, mis süstitakse või mitte süstitakse, opereeritakse sulle tagumikku ja siis selle mõju kestab 3 aastat ja niimoodi, et sa kirjutad alla kõigepealt paberile, enne kui see operatsioon tehakse, see on hästi lihtne operatsioonikene, et sa ei tohi tarvitada alkoholi järgneva 3 aasta jooksul, sest et vastasel juhul, kui sa seda teed, siis juhtub see. Halvemal juhul, ma ei tea, kas päris surm, aga maksakahjustus ja ühesõnaga ühest pudelist õllest võib tekkida tuumapohmell. Nii et see on selline jõumeetod, minu puhul töötab ta väga hästi, juba 8. aastat, mul on praegu 3. ampull. Mõne puhul töötab mõni muu jällegi, sellest võib ka hiljem natukene pikemalt rääkida, mis kellele, aga seal ei ole nagu ühtset kindlalt töötavat universaalset ravi, vaid kellele kuidas. Aga Jaanus Mumma, Wismari haigla selline tugisammas, jällegi, kes teab, see teab, ta on legendaarne mees, kes ütleme seda ampulli mulle on juba seda operatsiooni mulle teinud ja kellega ma olen korduvalt elus kokku puutunud, ütles mulle peale esimest ampulli, et sellest on siis juba palju aastaid möödas, et vaata, et sa nüüd kokaiiniga liialdama ei hakka. Ja loomulikult seda ma just tegema hakkasingi, sellepärast, et ma asendasin ühe sõltuvuse teisega. Oli perioode, kus alkohol ja kokaiin käisid koos ja oli perioode, kus kokaiin oli üksiti ja oli perioode, kus alkohol oli omaette. Aga igal juhul päris sõltuvuse vaba olen ma nüüd, ligemale 4 aastat, välja arvatud suitsetamine. Aga jällegi, sõltuvuse vaba on suhteline mõiste antud minu puhul sellepärast, et tegelikult ma teen sporti väga palju. Nüüdseks juba mõistlikumalt, kui siin veel mõned aastad tagasi, siis ja ikkagi see sport on mind päästnud, et kui mõned tuttavad natukene võib-olla iroonilisel või torkival moel on öelnud, et see on sul sõltuvuse asendamine, see sport, see triatlon, millega ma tegelen, et see on ju sul sõltuvuse asendamine, tahtes niimoodi torgata, siis ma ütlen rahulikult, jah, muidugi on. Ja see võtab relvad käest ära, sest seda justkui tahetakse pisut väikse torkena serveerida, aga mul ei ole probleemi selle tunnistamisega, muidugi on, lihtsalt see on palju parem sõltuvus. Ja jooksmine, mida ma tegin ka näiteks täna hommikul ja mida ma teen peaaegu et igapäevaselt, kuni mu põlved ja puusad vähegi peavad, on mind päästnud väga-väga paljust halvast. Ma olen sellest täiesti veendunud ja ma olen äärmiselt tänulik selle võimaluse eest Ain-Alar Johansonile ja kogu Eesti triatloni eestvedajatele, et mind selle juurde juhatati, sest et see küll ta on juba kestnud kaua ja seal vahepeal olid ka kokaiiniperioodid ja alkoholiperioodid, et see kõik on olnud ka segasumma suvila seal paras, aga nüüdseks
on jäänud ainult see sport, kui me räägime sõltuvustest, sest et ega ma ei eitagi, et see on sõltuvus, lihtsalt väga tore sõltuvus. Et jälle tulles su küsimuse juurde nüüd tagasi, ja on küll niimoodi, et sõltuvus asendatakse millegi muuga. Lihtsalt see, kui sa mingisugusest halvasti raskest sõltuvusest, nagu näiteks kokaiini sõltuvus, lõpuks vabaks saad, siis oleks hea, kui sa leiad sellele alternatiivi, lihtsalt tervisliku alternatiivi. Reeglina harilikult on see sport, aga see ei pea olema sport. See võib olla miski muu, see võib olla astronoomia ring, see võib olla kudumine, tont teab, ükskõik mis sind päriselt paelub ja mis viib sinu mis võtab su mõtted endale, eks ole, mis sulle pinget pakub ühesõnaga. Ma sain õigesti aru, et tegelikult sa said ise aru sellest, et sul on sõltuvus enne, kui lähedased hakkasid märkama. Ja. Just siis, kui sa nägid, et sul on nii suur vajadus selle aine järgi, et seda uuesti saada. Ja need võrutusnähud ja kõik, et sa tegelikult teadsid. Aga kas oli ka seda, et lähedaste poolt keegi tuli sulle ütlema või mingeid märkusi tegema või kuidas sa sellesse suhtusid? No nüüd tuleb eristada jälle seda kokaiini ja alkoholi sõltuvust selle koha pealt, et kokaiini sõltuvus torkab palju vähem silma kui alkoholi sõltuvus. Alkoholi sõltuvust on väga keeruline varjata, sest kui inimene on purjus, siis ta on purjus. Kokaiini sõltuvust on palju hõlpsam varjata teatud piirini, aga siiski palju hõlpsam. Niimoodi, et alkoholi sõltuvus minu eks-abikaasale Liisule valmistas palju meelehärmi ja ta on selle pärast päris palju kannatanud. Ja ma olen talle väga tänulik selle eest, et ta ikkagi kannatas selle ära, kuni see periood kestis. Niimoodi, et ta isegi sinnamaani välja. Et ta on mulle hiljem öelnud, et kui alkoholi ei olnud minu elus juba mitu aastat, siis ta aeg-ajalt, et kui ma tulin õuest tuppa ja selles värske õhulõhnas, mis minu juures oli, tundis ta alkoholi haisu. Veel inertsist nii-öelda siis, et see oli nii tugevalt juba juurdunud see mingisugune stress, hirm ja ettevaatus selle suhtes. Nii et sellega olen ma valmistanud talle palju meelehärmi aga kokaiiniga palju vähem, aga kaudses mõttes jälle kuidas ma ütlen, et meie pere eelarve oli kitsas aastaid. Ma suutsin see on jällegi üks kuri pool selle kokaiini sõltuvuse juurest, et kokaiin on väga kallis. Ja ma suutsin oma pere eelarve säilitada nii enam-vähem. Nii palju oli mul seda tahtejõudu säilinud, et ma suutsin niimoodi, et mul lapsed olid söönud ja riided seljas ja pere nagu otseselt ei kannatanud. Aga raha puudus oli tihti, kuigi minu teenistus ei olnud üldse halb. Kes mäletab, et siin 10 aastat tagasi ma olin igas pulmas peigmees ja igal matusel kadunud. Küll olid kõik seriaalid ja saated ja teatrid ja filmid ja värgid ja kõik igas pool ma olin. Ja tegelikult väga paljuski põhjustatud sellest, et mul lihtsalt raha puudus. Ja ometi mu teenistus oli hea, üldse mitte halb. Aga pere eelarve oli kitsuke ikkagi niimoodi, et kaudses mõttes on minu pere ikkagi selle pärast ka kannatanud, aga õnneks ainult kaudses mõttes, nii palju ma suutsin. Et see on ka küsimus, mida tihti peale koolides küsitakse, mida lapsed küsivad ja see paneb neid ahetama, sest et see ongi päris suur summa, mis on kokaiini peale kulunud. See on väga jäme ja umbkaudne arvutus, sest et ega ma mingit päevikut ei pidanud, eks ole, selle 10 aasta jooksul, aga umbkaudne arvutus ütleb seda, et selle 10 aasta jooksul olen ma endale ninast sisse tõmmanud umbes 300 000 eurot. See on ikka päris korralik summa, et eks ole. Et see on ka jälle üks tohutu stressi ja tervist kahjustav pool sellest, et sa kogu aeg oled ärev sellepärast, et kas ma tulen nüüd rahadega otsa-otsaga kokku, kuigi tegelikult on see üks nõiaring, sa oled kohutavalt palju teed tööd, ebatervislikult palju ja samal ajal tõmbad selle endal ninast sisse. Niimoodi, et mul oli pärast kokaiini sõltuvusest vabanemist oli veel mitme kuu jooksul
oli selline lõbustus enda jaoks, et ma aeg-ajalt tegin selle panga äpi lahti ja vaatasin oma kontoseisu, mis ei olnud muutunud võrreldes eilse ega üleeilsega. See pakkus mulle lihtsalt sellist nagu rahulolu ja rõõmu ja uhkustunnet. Selline lõbustus oli mul. Vahetevahel isegi siiamaani, et näed, kui tore. Et see summa on endine, mis ta oli veel siin mõni päev tagasi, sest et vanasti oli see niimoodi, et 1000 siia, 1000 sinna, see käis väga kähku kõik. Ja pidev stress ka sellega seoses. Nüüd neid kihte, mida sõltuvus sinuga, kuidas sõltuvus sind hävitab, murendab, lõhub, on päris mitu. Üks on nendest raha aspekt. Mina siin kaassõltlase esindajana siis küsiksin sellise küsimuse ka, et mida sa soovitaksid lähedasele, kes siis valutab südant oma kaaslase või enna või õe või kelle iganes pärast, et kas ta üldse saab kuidagi aidata ja mida ta nagu kindlasti ei peaks tegema? No siin on see põhiline vastus on lühike ja seda teavad igaüks, ma usun, et seda teab igaüks, et siin see ei ole mingisugune uudis vast kellelegi, kes vähegi on elanud, kellel vähegi mingi elukogemus on, et sõltlast ei saa aidata siis, kui sõltlane ennast ise aidata ei taha. See on kuldreegel. Siis ei ole mitte midagi teha. See täpselt nii mustvalge ongi. Kui sõltlane ei ole tunnistanud oma probleemi täies ulatuses ja päriselt, sest siis ei ole võimalik sõltlast aidata. Ja selle vahe tegelikult näeb ära selles mõttes, et kuigi sõltlane valetab ilusasti, väga hästi, väga meisterlikult, siis lõpeks vähemalt lähedased ja lähedal seisvad inimesed tunnevad selle vale ja tõe vast ikkagi ära. Kui nüüd ütleme, mis on minu arvates, ma räägin ainult oma kogemusest ja ma ei pürgi mingisuguse absoluutse tõeni, sellepärast et see on ka oluline ära öelda, et mul ei ole psühholoogi ega psühhiaatri haridust, on ju, ja ma saan rääkida ainult oma kogemusest ja üritan jääda nendesse piiridesse ja mitte oma pädevuse piire ületada. Seega sellele küsimusele vastates tuleb rõhutada seda, et see on minu kogemus, millele ma toetun. Ja siin sellele toetudes tahaks ma öelda ühe asja küll, mis on kindel kuidagi. Et kui sõltlane tõepoolest tunnistab oma sõltuvust, eriti veel narkosõltuvust, sest et see meie ühiskonnas, nagu alguses sai räägitud, on palju rohkem stigmatiseeritud. Ja see hirm häbi ees ja teiste hukkamõistu ees on suurem kui alkoholisõltuvuse puhul reeglina. Kui nüüd keegi minusugune, nii nimetatud kapisõltlane, nagu ma neid nimetan, neid on meil tuhandeid ja kahjuks on see väga palju, tõesti on väga palju. Neid minusuguseid kapisõltlasi, kes kardavad samamoodi nagu mina kartsin aastaid sellega lagedale tulla, sellepärast et mis minust siis saab, sest et minu renomee saab ju rikutud ja ma olin ju teatavasti, ma kohe jõuan su küsimuse vastuseni veel tagasi, aga et ma hakkan natuke kaugemalt pihta, sest ma olin ju kõige lahedam mees üldse, ma olin ju kõike ma suutsin ja kõigega ma sain hakkama ja ideaalne siin ja ideaalne seal ja perfektne siin ja perfektne seal. Ja tegelikult teades kogu aeg, et mul on selline luukere kapis, see on päris vastik asi, millega elada niimoodi igapäevaselt. Selline vale on sinuga kaasas kogu aeg. Nii et seda lõpuks, kui ma sinna Pealtnägija saatesse läksin, siis ka paljuski sellepärast, et see lause tõde teeb vabaks vastab väga tõele. Seda mul on omal nahal tundnud, isegi kui see protsess selleni läbi selle Pealtnägija saate ja kogu selle turbulentsi, mis sellega kaasnes, oli päris raske üle elada. See ikkagi oli ärevushäired ja paanikahood, aga lõppeks see protsess andis selle tulemuse, mida ma lootsin ja tahtsin, et see tõde tõepoolest teeb vabaks. Aga nüüd, kui see nimetatud minusugune kapisõltlane oma lähedasele tunnistab üles oma hirmudest üle saades, et mul on selline probleem, mul on selline sõltuvus. Nüüd see lähedane, mida ma tahaks südamele panna, kui vähegi võimalik, siis peaks suhtuma hellalt, toetavalt ja hoolivalt. Isegi siis, kui see tekitab tegelikult solvumist ja viha, mida ta kahtlemata ka võib tekitada loomulikult. Aga kui sellele ülestunnistusele järgneb hukkamõist ja peks,
siis see sõltlane tõmbab oma kappi tagasi ja võib juhtuda. Ja siis on juba palju keerulisem kõik. Et see võib sellest hetkest, sellest ülestunnistamise hetkest mina väidan, võib juhtuda see risttee võib olla, või tähendab, on väga oluline, et ta võib minna avaneb või tagasi sulgub. ja võib sillutada tee vabaks saamiseni, eks ole. Nii et see hetk on tegelikult väga oluline, aga samas ma mõistan ka lähedasi, kes solvuvad, vihastuvad ja see pettumus ei lase neil seda hoolimist väljendada. Ma võin ka seda mõista, aga kui vähegi jõudu, hingejõudu on, siis peaks sõltlast mõistma, nii keeruline kui see ka pole. Aga rohkem reegleid ma ei julgeks küll välja käia, et mida üks lähedane tegema peab, sest et see võib olla ka väga kuratlikult keeruline. Sest nagu ma ütlesin, sõltlane võib käituda väga vastikult, väga egoistlikult, sellepärast et sõltlase jaoks on ainuke jumal see aine, millest sõltuvuses ollakse. Ja kõik muu on teisejärguline. Seetõttu oleme me võimelised vassima, valetama, petma ja oma lähedastega käituma ka väga vastikult. Selle nimel, et jääda oma sõltuvuse juurde, sest et me oleme orjad ja see võib tingida sellist käitumist, mis on täiesti vastuvõetamatu ja ongi väga vastik. Ja see lihtsalt ongi väga raske, ütlen ma, võib-olla. Nii et see tegelikult ei mõista hukka ka seda lähedast, kes otsustab võib-olla lahkuda sealt. Oi ei, sugugi mitte. Ja sellepärast, et kuni sõltlane ei tunnista, et tal on probleem. Absoluutselt, seda kaugelt mitte, loomulikult mitte, sellepärast, et nii nagu on sõltlase elu on oluline, täpselt sama oluline ja elukäik on sama oluline on ka tema lähedaste elukäik niimoodi, et kui jõud raugeb ja on üritatud ja sellest ei ole tulu olnud, siis loomulikult, sest et sina oled ka tähtis, hea lähedane, täpselt sama tähtis, on ju. Kas see pöördepunkt siis oligi sinu jaoks see, kui terviseprobleemid hakkasid tekkima või et sa seadsid oma elu? Surmahirm, mis puudutab kokaiini, siis surmahirm. Ja see ikkagi käivitab inimese. Mis puudutab alkoholisõltuvust, siis sellega läks niimoodi, et neid pahandusi ja igasuguseid suhte krussiminekuid oli juba nii palju. Ja lõpuks ma mäletan ühte sellist hetke, mis oli pöördepunktiks minu jaoks. Sellest hetkest läks veel edasi veel mõned kuud, aga siis oli see otsus nagu tõsine otsus, et nüüd on küll viimane aeg, Märt. Hakkas idanema. See oli üks selline, ma mäletan seda isegi märtsikuu lõpupäev, umbes 9 aastat tagasi, kuskil 9 aastat tagasi. Mu poja Herman oli siis selline pisikene 8-aastane. Jah, 8-aastane. Ja ma olin järjekordselt oma kodus niimoodi seal diivani ääre peal, selline paras plütu, kõik umbes sellises seisus, umbes niimoodi. Ja siis ma mäletan, et ma istusin seal ja tõstsin pilgu ja Herman seisis, see 8-aastane väike Herman, ja vaatas mind niimoodi sinna alla, sellise põlgust täis pilguga. Ja see ehmatas mind kohutavalt, sest et see oli täpselt see sama pilk, millega mina vaatasin oma isa omal ajal. Ja see tõmbas, see oli tõesti väga vastik, see on väga vastik mälestus, aga samas väga tugev ja kasulik mälestus. Selles mõttes, et see tõmbas mu selleks hetkeks täitsa kaineks peaaegu. Ja see oli tõesti ajend, kuigi neid ajendeid oleks võinud leida ka juba varasemast ajast, sest et ega seda paksu pahandust oli alkoholiga seoses juba varasemalt väga palju, aga see oli see hetk, mis tõi pöörde lõpuks, sest et ma mõtlesin, et kas ma nüüd seda mustrit jätkan, sest et minu perekonnas on alkoholi palju olnud ja minu vanavanemate puhul ka on palju olnud. Et kas ma nüüd seda mustrit jätkan või hakkad seda otsast murdma, et nüüd on tõe hetk, Märt, sellepärast, et Herman oli selles vanuses, et ta hakkas aru saama. Väiksema, nooremas vanuses laps veel niimoodi päris täpselt ei teadvusta, mida see tähendab ja mis issil või emmel viga on, aga sellel hetkel oli see selgelt kohal.
et ahah, issi on jälle purjus ja vaat siis oli see pöördepunkt jah. Ja kokaiini puhul lihtsalt surmahirm, sellepärast et tõesti süda tegi ikkagi selliseid trikke juba, et ma oli tõsine hirm jah. Ja mul ka üks tuttav, kes töötab siis sõltuvusravi osakonnas, on öelnud, et tegelikult kokaiinisõltlastega on lihtsam, sest see protsess toimub kiiremini ja pärale jõuab kiiremini, et alkoholi puhul on see tunduvalt pikem periood, enne kui inimene üldse nagu hakkab teadvustama või tunnistama, et tal mingi probleem on tekkinud. Tõsi on jah. Kuidas sa abi otsimist alustasid siis või kuidas sa jõudsid selle mingi esimese õlekõrreni või kas keegi juhatas teed või sa otsisid ise? No mis puudutab alkoholisõltuvust, siis nagu ma ütlesin, mul on see ampull ja see töötab. Minust ei saa kunagi sõltuvusvaba inimest, ühestki sõltlasest ei saa selles mõttes haigusest vaba inimest. Alles hiljuti oli siin Andrus Vaariku intervjuu, kas eilses või üleeilses, kuskilt ma lugesin seda, kes räägib ka oma alkoholisõltuvusest ikka aeg-ajalt ja samamoodi, et räägib, et alkoholisõltuvusest ei saa vabaks kunagi, lihtsalt küsimus on, või üldse sõltuvusest. Küsimus on lihtsalt selles, kes võitjaks jääb, aga sõltlane oled sa elu lõpuni ja selle alkoholisõltuvusega on ka niimoodi, et see ampull on selline jõumeetod, mis töötab, aga näiteks iga 3 aasta tagant, mis on nüüd mul juba 3-aastane periood, ma korraks mõtlen, et äkki ma nüüd oskan. Ja siis, kui see ampulli mõju saab läbi, siis ma jälle proovin seda alkoholi. Ja siis selgub üsna kiiresti, et kõik on endine ja mitte midagi pole muutunud ja siis ma lähen jälle tuta sinna Wismarisse tagasi, ütlen Jaanus Mummale tere ja Jaanus teeb jälle mulle selle operatsiooni. Ja Jaanus Mumma on mulle seda korduvalt öelnud, et tubli poiss, et sa siin käid ja sa hakkadki mul siin käima, et tal on kliente, kes käivad kliente, see on ka tore sõna, Wismari haigla klient, aga jääme selle juurde, see on tore sõna, jah, Wismari haigla klient, kuldklient, et tal on neid kliente, kes käivad seal 25 aastat juba iga 3 aasta tagant. Ma ütleks nii, peaasi, et töötab ja minu jaoks töötab ja ma olen selle üle rõõmus. Lihtsalt see ajab mind naerma, et kui ma olen juba mõelnud, et äkki ma nüüd 3 aastat hiljem jälle olen ju täiesti alkoholi mõttestki vaba olnud, et äkki ma nüüd oskan, joon seal paar pudelit õlut ja juba paar nädalat hiljem on juba viskipudel lagedal ja juba on jälle mäluauk, nii et ega see ei ole muutunud siiamaani. Ja ma ei hellita lootust, et see muutub, lihtsalt küsimus ongi, kes võitjaks jääb, kui sa lõpuks sussid püsti viskad loodetavasti kõrges eas. Ja ma olen otsustanud võitjaks jääda, vaatame, kuidas mul läheb, ma usun siiralt, et see õnnestub. Mis puudutab kokaiinisõltuvust, siis sellel ei ole sellist jõumeetodit, sellist ühtset universaalset kindlalt toimivat ravi. Ma olen proovinud seal samas Wismari haiglas psühhiaatri juures kes kirjutas mulle antidepressandid teatud sorti välja, mis just kui peaksid leevendama seda tungi. Aga minu puhul neid ei töötanud. Nüüd on üks väga oluline, vaata see tung ehk sööst. Narkomaanide keeles, sõltlaste keeles. Mind see sõna narkomaan ei heiduta ega morjenda, et mina võin nende kohta öelda rahulikult narkomaan. See sõna pole süüdi, et see ära rikutud on ja tal mingisugune sõimu element juures on. Ehk siis narkomaanide keeles nagu mina, paranevate narkomaanide keeles, on sõna sööst. Mõiste selline asi nagu sööst, kes teab, see teab. See tähendab seda sellist vastupandamatut tungi teha seda ainet, millest sa sõltuvuses oled, nüüd kohe ja praegu pärast tulgu või veeuputus. Et sööst on miski, mille vastu sõltlane ei saa. See on minu kogemusel põhinev väide. Ma ei ole kunagi ühelegi sööstule, ja neid on olnud mu elus sadu, mitte kunagi vastu pidada suutnud. See on nüüd see koht, eks ole, kui ma rääkisin tahtejõust ja selle vajadusest, aga mitte määrava tähtsusega nähtusest, sest et väline abi on vajalik. Tahtejõust üksi ei piisa, sest et sööstu vastu ei ole ükski inimene võimeline astuma, saama. Ja ma proovisin seda ja teist ja kolmandat. Tähendab, on olemas anonüümsed narkomaanid. Ma tean sõltlasi, kellele on see töötanud. Ma tean Lootuse küla, me teame, et sellest on tehtud lugusid, on töötanud erinevatel inimestel, on psühhiaatriakliinikud, on sõltuvuskliinikud Viljandis, Tallinnas. Neid kohti on veel, millest ma kõike ei teagi täpselt, ega ma ei ole ka
nii pädev, et kõiki kohti üles loetleda ja ma ei ole ka kõike proovinud. Aga mina jõudsin tänu ühele inimesele, muuseas, olgu see ka välja öeldud, see on üks vastuoluline nähtus siin minu selles saagas, aga mind aitas selle hüpnoteraapiani jõuda, kust mina abi sain, minu diiler. See on vastuoluline, jah, aga üks diileritest, kes ütles, et kuule, et sul läheb seda juba nii palju, et mul on lihtsalt kahju ja et proovi seda, sellest vabanemiseks. Ja see töötas. Nüüd hüpnoteraapia ehk siis ka kodeerimine, mis nime all seda tuntakse, on jällegi vastuoluline mõiste või vastuoluline ravimeetod. Ma olen palju lugenud selle kohta, ma olen kuulanud podcast'e, ma olen küsinud selle sama Jaanus Mumma käest ja veel mõne psühhiaatri käest, et mis on teie seisukoht selles. Ja tulevad väga palju poolt ja vastu ja üsna väga äärmuslikult poolt ja vastu argumente sellele meetodile, nagu on hüpnoteraapia. Olen kuulanud väga tunnustatud psühhiaatrite seisukohta, et see on soola puhumine ja see ei kõlba mitte kuskile ja see on lihtsalt üks väljamõeldis ja et see ei aita sind. Ja olen ka kuulnud sama tunnustatud psühhiaatri seisukohta, et see on toimiv ravimeetod ja ta on isegi seda praktiseerinud moel või teisel. Tead, ütleme nii, see on lõputult vaidlust tekitav teema, nii nagu paljud asjad siin elus. Minu seisukoht või minu üleskutse on lihtsalt mitte omada väga jäika seisukohta, vaid olla kompromissialdis ja jõuda konsensuseni läbi selle, sest et see hüpnoteraapia mind aitas ja aitas esimesel korral. Tähendab, ma ei ole käinud seal rohkem kui ühe korra. Hüpnoteraapia kohta on tegelikult väga palju müüte, et selle kohta on isegi Fookuspunkti YouTube'i kanalil eraldi meil tehtud üks webinar, soovitan vaadata hüpnoterapeut Kaie Hiioniga, kus me siis just tegelesimegi nende müütide nagu ümberlükkamisega ja selgitasime, kuidas see tegelikult töötab. Et see ei ole tegelikult mingit voodoo või nõia mingit efekti, et see on täiesti nagu inimese enda alateadusesse jõudmine ja seal siis positiivsete muudatuste tegemine. Jah, seega mina olen üks näidetest, kes hüpnoteraapiast sai abi, sest et see sama sööst, miks ma sellest ka nüüd just vahetult enne rääkisin, on sellepärast, et mida hüpnoteraapia minuga tegi, ta võttis ära minult selle sööstu. Et need sööstu vastu sõltlane ei saa, aga pärast hüpnoteraapia seanssi ei ole mul olnud ligi 4 aasta jooksul mitte ühtegi sööstu. Kõige muuga, sellise pinnavirvendusega vahetevahel väike saatan siin õla peal on, aga see allub tahtejõule. See on tühi-tähi ja sellega ma saan ilusasti hakkama ka iseseisvalt ilma kõrvalise abita. Sööstuga ei saaks. Ja hüpnoteraapia oli see miski, mis võttis ära minult selle sööstu. Ja nii lihtne ongi. Selles mõttes, et see meeleheitlik proovimine niipidi, naapidi, kolmandat pidi ja 25. pidi päädis lõpuks selle sama hüpnoteraapia seansiga, mis ei kestnud ju teab mis kaua ja mis just kui oma selles protsessis ma ei saanud aru, et minuga oleks mingit imet tehtud, aga ja ma isegi olin natukene skeptiline. Mitu korda või käisid sa ainult ühe korra ja juba tundsid? Ühe korra, pärast olen hiljem käinud suitsetamisega, mis ka aitas, aga lihtsalt mulle nagu ma ütlesin, et suitsetamine meeldib, ma alustasin lihtsalt uuesti. Aga seos kokaiiniga käisin ma ühe korra ja ma saan aru, et see kõlab, ma tean seda, et see kõlab natuke müstiliselt, muinasjutuliselt ja las ta olla. Las ta olla nii nagu ta on. Et ja ma tean, kuna pärast seda sama Pealtnägija saadet on minu poole pöördunud väga-väga paljud sõltlased, isegi sadu on neid aja jooksul olnud ja ma olen jällegi oma kogemusele tuginedes öelnud, et te võite seda proovida. Ja ma tean, et paljud on sealt abi saanud ja ma tean, et ka paljud ei ole. Selles mõttes, et see ei ole selline võluvits, mis toimib igal juhul ja kellele, kuidas ma olen erinevate sõltlastega suhelnud päris. Kuidas? Et jah, et mitte igaühele, et igaühel on kindlasti... Ei, mitte igaühel, see ei ole võluvits, eks ole, ja nagu ma ütlesin, see ei ole universaalne. Aga paljudele ta on töötanud, ma tean, et on.
ja mõnedele jälle mõnedele töötab jälle miski muu, nii et igal juhul üleskutse on see, et kui sõltuvusega pauksis ollakse, siis lihtsalt ärge jätke jonni ja proovige seda, teist, kolmandat ja kõik vahendid tuleb ära proovida ja mitte lootust kaotada ja mitte ja olla selle juures muidugi tahtejõuline ja tahtma peab väga ja olema oma enda vastu ikkagi kuratlikult aus, mitte natukene aus, mitte 99%, vaid 100%. Ei tohi ennast petta, see on kõige alus. kas sa oled enda jaoks selle oma pika teekonna kuidagi ka niimoodi lahti mõtestanud, et miks see siis juhtus sinuga, et isegi sa mainisid seda, et sõltlase geen on ju, et mida see tuli siis sinu elus, kui nüüd nimetada tundeid võib-olla või seisundeid, et mida see tuli sinu elus leevendama, asendama, kustutama? Et see sõltuvus ju ei ole ju lihtsalt sõltuvus, ta on ju, ei tule tühjale kohale, eks ole, ta tuleb Ja ta ei tule tühjale kohale. mingit tühimikku. Jah, no vaata, noh, see on tagantjärele tarkus selles mõttes, et mis puudutab kokaiini, ta ikkagi on võrdlemisi lühidalt kokkuvõttev, et see leina lainetus oli lihtsalt niivõrd suur, et ma lihtsalt ei saanud sellega kuigi hästi hakkama, ma lihtsalt ei jaksanud ja kui see ja siis noh, sellises olukorras, et ellu jääda, sa otsid igasuguseid abivahendeid, noh, kui selleks on mingisugusel ajahetkel see kokaiin, mis tõesti ravib sind 10 sekundiga, nagu ma ütlesin, sest et kokaiinilaks tuleb väga kiiresti kohale, 10-20 sekundit ja on juba kõik hästi. Siis see lihtsalt nii lihtne ongi, et eks ma seda ravisin. Alkoholiga ikkagi lõpuks samamoodi, sest et alkoholi sõltuvus süvenes peale 2012. aastat küll päris hoolega, päris korralikult. Ja ikkagi see sama sõltuvusgeen ka, et ega mul tegelikult su küsimusele vastates midagi erilist nüüd enam lisada ei ole. Et noh, ma ütlesin selle, mis on vähemalt minu arusaamist pidi. Jällegi me ei tunne ka kõik ennast, noh, me ei tunne ennast lõpuni, seda olen ka ma kogenud elus, et vahetevahel tulevad mingisugused emotsioonid üles, mille puhul sa ei oleks arvanudki, et niimoodi võib minna ja tont teab, mis seal all võib veel olla. Aga ma käin teraapias ja olen päris usin endaga tegeleja. Küll, noh, ja siis ma ütlengi, et parem hilja kui mitte kunagi. Et teraapiat ma soovitan küll nagu, noh, minu kallis pruut Liisa ütleb selle kohta niimoodi, et kui sul on puus on haige, siis sa lähed sellega arsti juurde, eks. Aga kui sul on hing haige, siis see vajab täpselt samamoodi parandamist ja teraapia on nagu justkui tegelikult võiks olla igapäevane nähtus inimese elus, sellepärast et oma tervist tuleb hoida, nii nagu ma jooksmisega hoian oma füüsilist tervist. Nii võiks teraapiaga hoida oma vaimset tervist. Ja teraapia, jah, muidugi tuleb öelda seda, et see ei ole odav lõbu tihti peale, on ju, sest et see on kallis, aga ja noh, jällegi, kui inimesel seda raha ei ole, siis lihtsalt ei ole, siis on nii, on ju, aga kui vähegi võimalik, siis see on absoluutselt õige investeering, palju õigem kui paljudesse muudesse kohtadesse see raha paigutada, aga see on, kuidas? Ja sa oled tegelikult nõus, et ainult keemilistest vahenditest või lahendustest ei piisa, et see on pull, eks ju. Jaa, loomulikult ei, no see on jõumeetod lihtsalt, et mitte alkoholi juua, aga sealt edasi ikkagi endaga tegelemine on ikkagi ka väga vajalik ja nüüd selle raha jutu juurde tagasi tulles, et noh, et kui ma ütlesin, et nende aastate jooksul läks 300 000 mul kokaiini peale, siis noh, teraapia peale ei lähe mul ülejäänud elu jooksul kindlasti mitte nii palju, nii et need asjad on ikkagi selles mõttes paremas tasakaalus nii rahaliselt kui vaimses mõttes. No oli siin veel viimane küsimus, et millele sa tegelikult sisuliselt oled juba vastanud, et mida sa täna teed siis teistmoodi, et erinevate nende sõltuvuste küüsi mitte langeda, et mis on muu väljund ongi siis sport, eks ju, käid teraapias, kas on veel midagi, mis aitab sind?
jah, noh, need on kaks põhilist asja loomulikult, aga selline, inimene saab vanemaks ja minu vanusesse, ma olen 45 aastane ja ma hakkan aina rohkem jõudma, noh, mis on ju selle vanusega täiesti harjumuspärane kaasaskäiv nähtus, et ma muutun lihtsalt ise rahulikumaks. 30-ndates sa pead hirmus kõva mees olema, kõige number 1 igal pool ja kuna see tasapisi küll, aga see tung on jäänud oluliselt väiksemaks ja eks ta loodetavasti muutub aina väiksemaks ka edaspidi ja seda rahu ja enesega rahulolu on aina rohkem. Ja ma loodan, et see protsess on ka veel jätkumas ja positiivses suunas, siis noh, siis see mingisugune imaginaarne tahtmine, tung kuskile tormata, kuskile joosta, midagi saavutada on oluliselt väiksem, kui ta oli 10 või 15 aastat tagasi ja tegelikult ka see aitab. Lihtsalt sellised vanuselised iseärasused, mis on suundumas üleüldise rahu poole rohkem kui nooremas eas. Nii et tegelikult aitab ka see lihtsalt vanus kui niisugune. Mis sa arvad, kas me vaatame mõned vaatajate need küsimused ka üle, et siin on meil päris oma jagu. Ikka võib, muidugi, loomulikult, jaa. Et mõned on siin assistent mul tumedaks märkinud, et siin on väga palju küsimusi. Et üks küsimus näiteks on, et kuidas endale andestada, kui oled aru saanud, et oled sõltlane ja oled midagi elus nagu pekki keeranud sellega? See on hea küsimus ja see tegelikult päris keeruline probleem. See natukene oleneb ka sellest raskusastmest, et eks ma olen tekitanud paksu pahameelt oma ümbritsevate inimeste juures küll ja ise endale ka probleeme tekitanud, aga noh, ütleme, et päris äärmustesse ma ei ole jõudnud selles mõttes, et ma ei ole põhjustanud purjus peaga ühtegi avariid, ma ei ole kellelegi peksa andnud purjus või kokaiini peaga, ühesõnaga midagi sellist äärmuslikku ei ole ma teinud, mis võiks võib-olla jätta mingisugused püsivad kahjustused inimeste, sinu enda hinge või kellessegi teise. Midagi sellist, millegi sellisega ma ei ole hakkama saanud, jumal tänatud. Aga andeks anda oma igasugused pahateod seoses sõltuvustega ja inimestega halvasti käitumised, see on jällegi protsess ja see ei käi nagu üleöö ja jällegi ma tulen selle juurde tagasi, et jällegi seal võiks olla kõrvaline abi ehk siis kas teraapia või psühhiaater, noh, olenevalt inimesest ja sellest probleemist endast on ju. Aga tõsi on see, et sellega tuleb kindlasti tegeleda. Kui süümepiinad on suured, siis sellega kindlasti tuleb tegeleda, sest et see on väga suure hävitusjõuga seisund muidugi. Aga see on noh jällegi, ma saan ainult enda kogemusele tugineda ja ma leian, et see on võimalik ja noh, tahan öelda, et kõik on andeks antav, aga jällegi, noh, ma ei saa kõige eest rääkida, siiamaani ei ole mul olnud ühtegi juhtumit elus sõltuvustega seoses ega ka millegi muuga seoses, mida ma ei saaks andeks anda. Mul on võib-olla kõige kõrgemale mõningad etteheited, mis puudutab laste vähki ja kõike muud, aga ka sellega on võimalik ikkagi toime tulla ja läbi enesega tegelemise, aga see on protsess ja kõrvalise abi juuresolekul tegelikult ma leian, et see on võimalik ja ma arvan, et ma ei ole naiivne selle juures. Nii, siin on veel küsimus, et kuidas lähedasele läheneda antud nurga alt, et kus tema ise veel ei tunnista sõltuvust, aga on päris suur soov teadvustada lähedast sellest, et ta nii-öelda märkaks. Et on märgatud, et see on diplomaatia meistriklass muidugi, selles mõttes, et sõltlane esimese hooga ma jällegi oma kogemust ütlen, et võib käituda väga, väga ründavalt selle peale, sest et see on väga valus teema, eks ole, et kui sinu lähedane hakkab sulle mõista andma, et probleem on, me kõik sõltlased teavad oma sügaval sisimas või lihtsalt sisimas,
kuidas kellelgi, kui sügaval see on ära peidetud. Iga sõltlane teab, et ta on sõltlane üldiselt, noh, mingist faasist alates vähemalt, aga seda tunnistada on väga keeruline, see on väga valus teema, see tekitab väga palju hirmu. Seega, kui keegi sulle kõrvalt ütleb, eriti kui lähedane inimene ütleb, et see on probleem, siis see vastuseis võib olla väga tugev esimese hooga, aga ka sellele tuleb omakorda jällegi jääda tasakaalu ja olla selles järjepidev. Noh, jällegi, kui on lootust, et sõltlane ise tunnistab, kui on vähegi lootust endal sellel lähedasel, siis peaks selle protsessiga jätkama, kui ka esimene kord tuleb vastuseis ja agressiivsus sealt. Noh, ja eitamine, eks. Siis noh, inimesed, kes armastavad ikkagi üldiselt nii lihtsasti jonni ei jäta ja siis kui vähegi on hingejõudu, siis tuleks selle protsessiga jätkata nii kaua, kuni see tunnistamine tekib. Ja kui seda tunnistamist ei teki, siis on kurblooliselt see variant, et midagi pole teha, eks. Siis on veel küsimus, et mis on esimene koht, kuhu sõltuvuse ja selle kahtluse korral professionaalse abi saamiseks pöörduda? Et sina pöördusid siis psühhiaatri poole või? Ja, no neid sõltuvusravihaiglaid on rohkem kui ainult Wismari, eks ju. Et sealt peaks alustama kuskilt kliinikust. Noh, neid on tegelikult, internet on ju lähedal, et need võimalused on internet üsna lihtsasti leitavad, leian ma. Aga see oleneb ka sõltuvusest endast, et noh, ütleme, et jah, noh, nagu ma ütlesin mingi natuke aega tagasi, et ega ma kõiki neid ravivõimalusi niimoodi peast ei tea, aga internetis on need kindlasti leitavad, et ega siin selles mõttes kuskilt otsast tuleb lihtsalt alustada ja küll need uksed lahti lähevad, kui on tahtmist ja vajadust. Et see, ega ta väga keeruline tegelikult ei ole, internetist on see leitav kõik. Siin keegi on küsinud ka, et kelle juures sa hüpnoteraapias käisid, et kas sa soovid seda avaldada? Ei, mul ei ole selle vastu midagi. See hüpnoterapeut minu meelest seal enam ei tööta ja selle koha nimi on MTÜ Õnneklubi. Ma tean, see nimi ei ole minu meelest väga õnnestunud ja ma arvan, et need inimesed, kes seal töötavad, ei pane mulle pahaks, kui nad ka praegu kuulevad minu seisukohta nende nime osas. Minu meelest see ei ole väga õnnestunud nimi. Õnneklubi, aga nii see on ja nii selline see nimi on ja jällegi internetist lihtsasti leitav ja inimesed, kes seal töötavad, on adekvaatsed ja professionaalid. Aga neid kohti on veel, hüpnoteraapia, ravi võimalusi on mitte ainult Õnneklubi, vaid on neid võimalusi teisigi. Jällegi, uurige, vaadake, proovige, ega siin niimoodi see käib ja jällegi kellele kes sobib, see on samamoodi nagu psühholoogi või psühhiaatri, eelkõige psühholoogi leidmisega, õige inimesega võib minna ju tükk aega ja see ei tähenda, et üks psühholoog on professionaalsem kui teine, lihtsalt veregrupp ei pruugi ühtida ja niimoodi, et ma arvan, et on hüpnoterapeudiga samamoodi, et seda võib ju natukene aega otsida, enne kui leida õige. Või ma arvan, et see on nii. Mul ei ole väga erinevate inimeste suhtes kogemusi, aga mina tavasin kogemata pakku kohe esimesel korral. Veel tuntakse huvi ka, et kuidas sulle näitlejana tekstid pähe jäid, kui solitaari. Väga hea küsimus muide, see on täiesti adekvaatne küsimus, sellepärast, et kokaiin mõjutab sinu mälu. Ja ma tahaks loota, et ma ei ole oma ajurakke niivõrd tugevalt kahjustanud, et see oleks midagi pöördumatut ja osaliselt on see ka lihtsalt see sama vanuse süü, et mu tekst jääb kehvemini pähe kui 25-aastaselt. See on normaalne selles mõttes, et 45-aastaselt see käibki niimoodi, et see on natukene pikemaajalisem protsess, teksti õppimine kui niisugune, vanasti jäi ta lihtsalt niisama proovide käigus. Aga tõesti, kokaiin mõjutab sinu mälu, eriti pikaajaline tarvitamine ja see on väga õigustatud küsimus, et õnneks veel jääb ja ma kavatsen veel oma tööd teha päris pikka aega. Ja siis ma küsiks veel võib-olla viimasena, võib-olla natukene ebamugava küsimuse, et kas parimad ja loovamad tööd, mida me avalikkuses teame sinu poolt lavale tooduna, on selge peaga loodud või triipude vahel? Need on selge peaga loodud, selles mõttes on mulle, julgen ma seda küll käsi südamel öelda,
et parimad tööd on tehtud selge peaga ja nii see ongi, see on kuldreegel, sellepärast et kokaiinis või purjus peaga tehtud asjad on lihtsalt alati kehvemad kui sina oled oma parimas vormis siis, kui sa oled kaine. Ja kõik need parimad asjad on tehtud kaine peaga. Aga ma olen olnud, jah, kokaiini uimas olen olnud saadetes ja purjus peaga ka ja teatrilaval ja on juhtunud küll. Aga jah, lühike vastus küsimusele on see, et kõik paremad asjad on tehtud kaine peaga. Minu poolt siis veel küsimus, et kokkuvõtteksin, et mida sa ütleksid täna inimesele, kes mõtleb, et prooviks ainult korra ära selle kokaiini lihtsalt huvi pärast. Jah, ma ütlen seda, et on väga suur tõenäosus, et mitte midagi ei juhtu, aga on väike tõenäosus, et juhtub, sest et kui see sama niinimetatud sõltuvusgeen sul on, siis on see ohtlik. Et noh, nagu ma ütlen koolis lastele alati, et kui ma oleksin teie vanune, selline 15, 16, 17 ja mul oleks see kogemus, mis mul on praegu, siis ma käiksin kauge kaarega kõikidest ainetest mööda, ka suitsust, ka sigarettidest. Sest et sa ei tea kunagi, sa saad sellest niinimetatud sõltuvusgeenist teada natukene liiga hilja, siis kui sa oled juba ära katsetanud selleks. Ja siis võib olla natukene hilja. Nii et igal juhul veel kord selle jutu lõpetuseks on hea kummutada see müüt, et ühest kokaiinitriibust ei juhtu midagi. Mina olen ehe näide sellest, et võib juhtuda küll. Paljude puhul ei juhtu. Ma leian, et suurema osa inimeste puhul ei juhtu, aga on minusuguseid, kelle puhul võib juhtuda ja siis piisab ühest korrast. Nii et ma lihtsalt tahaksin vastu küsida, milleks? Ta ei ole nii lahe. See on jaa, tekitab hea tunde pooleks tunniks, aga ta ei ole seda väärt lihtsalt. Kainen on palju toredam. Mida sa ütleksid inimesel, kes on praegu juba sügavas sõltuvuses ja lootust kaotamas? Mina ütleksin, et lootust on alati. Ka siis, kui tundub, et lootust ei ole. Nüüd tuleb arvestada seda, et ma ei tea, mida tähendab näiteks fentanüülisõltuvus või heroiinisõltuvus, sest et need on palju karmim sõltuvus ja ma ei julge suud täis võtta. Ma olen näinud seda niimoodi põgusalt moel küll, aga seda natukene kõrvalt ja see on, ma ei julge seda suud täis võtta, et on küll lootust. Ma tahaks loota, et on lootust, aga ma ei julge seda täie kindlustundega öelda, sest et see on midagi sellist, mida ma lihtsalt ei tea sellest midagi. Aga kokaiinisõltuvuse puhul ütlen ma julgelt, et ka kui tundub, et ei ole lootust, siis kindlasti on. Kokaiinisõltuvusest on võimalik vabaneda, päris kindlasti kohe on. Märt, aitäh sulle selle julguse eest ja ma usun, et oma kõige valusamatest kogemustest rääkida ei ole tegelikult kunagi lihtne. Et mis siis, et sa teed seda juba korduvalt ja korduvalt, aga minna sinna uuesti. Ta ei ole lihtne, aga tal on ka plusspool selles mõttes, et ta on teatavas mõttes teraapiline ka. Aga jah, ütleme niimoodi, et see on mõlemad asjad koos, et otsekohesed küsimused eeldavad otsekohest vastust ja see on reegel, nagu ma alguses ütlesin, et seda ma annan ja isegi vahepeal natukene teeb haiget küll, sest et ma endast väga head muljet ei jäta nendele küsimustele tihtipeale vastates, aga olgu siis nii ja lõpuks ikkagi ta on teraapiline ka ja see kõik on seda ikkagi kuhjaga väärt, nii et ei ole hullu midagi. Ja see on teraapiline, et sa saad näha, kuhu sa enam tagasi ei taha kunagi jõuda. Ja just sellised lood tegelikult annavad teistele inimestele ju lootust ja võivad olla ka hoiatuseks. Täna kõlas siin üks mõte, mis minu arust jääb sellest vestlusest kõige rohkem meelde, et sõltuvus ei teki tühjale kohale. Ja võib-olla võiksime lisada veel ühe väikse mõtte, et ka tervenemine ei teki tühjale kohale, et see algab hetkest, kui inimene julgeb tunnistada, et tal on raske ja tal on probleem ja kui ta julgeb abi vastu võtta. Et häbitunne on ju see, mis toidab seda sõltuvust. Jah, tunneb, jah, on. Süütunne. On. Süütunne ja häbitunne on need põhilised tegurid, mis sõltlast pidevalt saadavad ja see ja ma kutsun üles kõiki sellest püüdma üle olla, sest et ükski sõltlane ei vali olla sõltlane ja sõltuvus on haigus ja seda ei pea häbenema.
olgu selle põhjused, tagamaad ükskõik millised. Sõltuvus on haigus ja ükski inimene ei ole nõrk ja hädine ja hädapätakas ja elule jalgu jäänud, kes on sõltlane. Seda see on ka hea asi, mida lõpetuseks öelda ja südamele panna. Nii nendele, kes on sõltuvusega probleemi ees ja nendele, kes on lähedased kõrvaltvaatajad, kellel ei ole sellega kokkupuudet, aga see teadmine on väga oluline ja see ei ole mitte väide, vaid fakt. Kui kuulasid täna seda vestlust ja tundsid, et mõni mõte puudutas sind või sinu lähedast, siis ma loodan, et sa võtad sellest kaasa selle teadmise, et sa ei pea selle kõigega üksi toime tulema. Abi on olemas ja muutus on võimalik. Aitäh sulle, Märt, et tulid oma lugu meiega ka jagama ja aitäh kõigile, kes olid täna meiega siin otseülekandes ja nendele, kes meie vestlust hiljem järel vaatavad. Kui soovid Fookuspunkti järgmiste veebisündmustega kursis olla, siis vaata meie kodulehte fookuspunkt.ee. Seal saad liituda uudiskirjaga, jälgida meid Facebookis, Instagramis ja YouTube'is. Hoidke ennast ja hoidke üksteist, kohtumiseni juba järgmisel korral. Aitäh!